aitäh! Pööre paremale! Pööre paremale! Pööre paremale! Seis tagasi! Nii, tere! Siin on The Aesthetic Project ja oleme siin Salme kultuurikeskuse ees praegu. Salme kultuurikeskuse sammast ees ning tulime vaatama ühte võistlust. Eesti fitnessi suursündmust, aasta suursündmust, mis on Eesti karikavõistlused ning kõik koorekiht on kohal siin ja me üritame kõik, keda te Instagramist olete näinud ja isegi MySpace'ist. kõik, keda te stalgite, on nüüd siin kohal ning täna teeme väikse ülevaate, mis siin toimub. Jah, et üritame nii palju võistlust filmida, kui saame, suudame. Üritame kajastada laste fitnessi ja fitmodeli kõige tähtsamaid sündmused, mis toimuvad. Ma jõudsin ise kell 12 siia, aga Mikko oli juba natuke varem, et tema nägi ära juba noortekulturismi, mida mina ei näinud. Kus oli 3 võistlejat. Ja ega praegu Ranna Fitnessis on väga kõva konkurents, väga kõvad vormid on kõigil. Et siin läheb tõesti levimiseks endal huvitav, kes nagu võidab. Noortekulturism, nii palju kui ma kuulsin, oli ka väga hea tasemel. Et kes see poiss oli? Meinart või? Meinart teeb head vormi. Ja siis oli see Herko Traus, mulle meeldis. Selge oli täitsa. Tublid poisid. Aga igatahes et filmime võistlust edasi ja vaatame, kes on tubli ja kes on natuke vähem tubli. Gaasi! On küll, jah. Peakohtuniku aitäh on kõlanud, veel kord aplaus! Gaasi kõidab! Nii. Meie ees on uus ala Eesti kulturismisiinis. Põhimõtteliselt point on selles, et kui sa nagu päris vormi ei saanud ja käid ujumas, siis nagu saad 2 ühes ära teha, siis tõmbad trikoo välja ja kiiresti lavale ja meik peale. Sander samad. What's up? Nägite, kus voolase? Kuidas õnnestus Mikuga siin lava taha saada, nii et vaatame poisid siin ligemalt üle. Räägime Sandrile. Karikavõitja 2016, võistleja number 1, Emilia Kivikas. It's fucking seas, mate! Yeah, buddy! Nice! Mitmes koht tuleb siis? Mitmes koht tuleb? Öeldi, et kas
kas viimane või eelviimane, et nad ei tea, et vaata nagu lohutusauhinna mõttes võiks nagu eelviimase anda, aga viimane mitte tegelikult samas parem kui tegelikult ta ütleb midagi selle kohta. Ma võin ennustada, et esimene või teine. Sander Rikas. Davai. Jalole on jäänud ilma karikata diplomite järelikult veel 2 sportlast selles kategoorias, esimene ja teine. Üks neist võistleja number 30 Sander Kaasik ja teine 37 Guido Jõgisalu. Kes neist on parim? Kes neist saab teise koha? Sander! Teine koht, võistleja number 37. Sander Kaasik. Karikavõitja aastal 2016 Ranna Fitnessis meestele Guido Jõgisalu, number 25 Edgar Kaasik. Ivar! Kuulutada karikavõitja. Kategoorias Ranna Fitness mehed kuni 178 centimeetrit, 2016. aasta karikavõitja Gert Kaljula. Where will it stop? Jõudsime oma tavapärasesse keskkonda Kadarpikkude keskel või siis tegelikult me oleme Kärberi MyFitnessi stuudios. Mõtlesime, et tulime siit sellest võistluselt salvest ära, et mõtlesime, et teeme väikse sellise kokkuvõtte või meie kommentaarid selle võistluse kohta. Läbi meie vaate, et mis seal toimus täna ja võib-olla alustame täitsa algust, et mina jõudsin siin umbes kell 12, Mikko oli juba enne kohal, et siis... Vaatasin laste fitnessi. Laste fitness, see oli kõva teema. Kahju, et silma jäid. Et tead, mis seal ikka, et las lapsed ka lõbutsevad ja pole hullu midagi. Aga noorte kulturism oli vist seal? Jah, oli 3 osalejat. Oli Meinart Mörls, see, kes eelmine aasta vist pani kinni. Meinart, seal on väga kõva vorm, eriti enda vanuse kohta, et siuke suur raam ja siuke jalg oli ikka metsik. Jaa, vot ma vaatasin jalga. Lõikas nagu nuga jalga, väga kõva. Täpselt, nuga jalga. Aga siis, mis siis veel oli? Trikoo fitness oli. Trikoo fitness, ujula fitness. Ujula, vot see oli huvitav asi, ma isegi, kui ma seda pärast ennem seda kava lugesin, võistluskava, siis ma isegi,
ma alles märkasin koha pealt selline asi on olemas siin. See on nii, nagu me rääkisime seal Q&A videos, et Fitness ja IFBB võtab selliseid uusi suundasid, et suunata inimesi nagu selle kulturismi juurde, siis ma arvan, et nad lähevad nüüd nagu samm liiga edasi. Et muidugi need naised olid väga heas vormis, kes seal trikoos olid, aga... Võib-olla see on nagu naistele selline men's füüsiik, selles mõttes, et see on nagu väike vaheaste. Vaata, nüüd läks bikiinist trikoo peale, nüüd lähed trikoost õhtukleidi peale. Ma ei imesta, kui 2020 on juba õhtukleidi voor seal kulturismi karikul, et loodame, et asi nii kauge ei lähe, aga muidugi naised olid heas vormis, mis seal ikka. Ja siis põhivärk oli Ranna Fitness täna. Nii palju, kui meie nägime. Et me tulime enne kulturismi ja klassikat ära ja bikiinit, et isiklikult mind see bikiini väga ei köida. Mikule ei meeldi naised. Ilus on muidugi vaadata, meeldivad küll tegelikult. Ilus on ikka vaadata, aga väga ei köida, et ei hakanud oma linnaluba selle peale sisustama. Kulturism, ma arvan, et seal on déjà vu iga aasta, et üks mees läheb karikaga koju. Kindlasti kõik see on. Aga muidugi kõik Kuusnõmm ja Reinart, kes seal on, teevad kindlasti väga hea vormi, et seda juba saame pärast piltide pealt näha. Jah, täpselt. Aga siis jah, Ranna Fitness siis oli juuniorid ja siis oli... Meestel 2 katti. Meestel 2 katti, et 178 alla ja ülesse. Et meil oli selles mõttes oli eriti vinge vaadata, sest meil olid omad sõbrad-tuttavad. Team Aesthetic Projecti esindaja. Sander Kaasik. Sander tegi väga kõva debüüdi. Väga kõva võistluse, et korralikult sai ikka karjutud ja kaasa elatud talle, et väga hästi läks talle, väga hea meel on tema üle. Sander oli kõige suurem mees üldse siis sellel tervel võistlusel, et 94 kilo ja kohe oli näha, et varfis kõik ära, aga lihtsalt võib-olla jäigi natukene võib-olla sellest kujusest puudu esimesel võistlusel, et six-pack oli küll nagu rusikad olid räässe. See oli fucking nagu lihtsalt oligi keegi jääks joonistama. Eesti parim set of abs, ma ütleks praegu, et väga kõva. Imre, kuulsid? Ja aga jah, selles mõttes Gert võitis nagu ennem oli arvatavasti oodata ja Guido jäi teiseks ja siis Sander absoluudis jäi 3. et super tulemus, et kes ei ole veel näinud temaga treenivideot, siis vaadake, meil on olemas see, et paar videot tagasi, et tõesti see oli väga kõva video. Ainuke asi võib-olla, mille üle diskussiooni pidada ongi see, et Aku muidu, nii et räägin kiiresti, et oli body fitness ja mõned men's füüsiiki siis kohad olid tegelikult täiesti vastupidised, mida mina nägin, et ma pole kulturismi kohtunik, aga võib-olla siin keegi võiski meiega diskussiooni tulla, et rääkida, et mida näiteks body fitnessis hinnatakse ja mida mitte, et ma tõesti nägin, et mõned superdefinitsiooniga naised, kellel oli ikkagi, olid väga kuivad ja väga sellise hea vormiga, jäid sinna hoopis lõpupoole ja mõned pehmemad võitsid ja samamoodi näiteks men's füüsiikis ka, et siin võib keegi oma arvamust avaldada, et minu arust mõni koht oli natuke ebaaus, et alati muidugi see võistlus on subjektiivne niimoodi, aga keegi võiks rääkida meile sellest, mis toimub, et mõnest inimest oli küll väga kahju, et oli näha, et oli kõvasti tööd teinud. Jah. Aga tegelikult ma räpime selle video ära ka, sest ma näen, et see akutuluke siin juba põleb, plingib, et me läheme nüüd metsa siin seenele, marjale, seenele, väiksed süskarid. Aga ühesõnaga aitäh, et vaatasite, vaadake veel videosid. Jagage oma arvamusi sellest üritusest ja kohtume. Jah, kohtume varsti, võib-olla järgmisel võistlusel juba. Olgu, tšau!